Tere tulemast Musta Kassi Taro kanalile Sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 3.–9. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No, teil on sellesse nädalasse tulnud 2 kõige kiiremat kaarti, mis Taro kaardipakis üldse on. Esimene kaart on kohe sauade 8. Sauade 8 on kõige kiirem kaart Taro kaardipakis. Asjad teie elus hakkavad kiiresti liikuma. Kui teil tundus enne, et asjad seisavad ja kuhugi poole ei liigu, siis nüüd hakkavad nad liikuma. Sauade 8 kõrval on sauade 10. See minu jaoks on raske koorma kaart. See on selline kaart, mis räägib sellest, et kas ise olete endale võtnud liiga raske koorma kanda või on see teile pandud. Näiteks on tööle antud ülesandeid teile rohkem kui teistele, aga palka makstakse kõikidele ühtemoodi. Või olete ise rabanud endale seal siia ja sinna, eks ole, kodus kedagi aidata, tööl käia, võib-olla veel mõnes selles, ma ei tea, kus kohas käia, laulukooris, tantsuringis, võtsite endale juhtimise, võib-olla olete seal dirigent näiteks kusagil, või veate mingisugust muud ringi või ettevõtmist, käite võib-olla seal veel kusagil Kaitseliidus, olete vabatahtlik pretsimees, ma ei tea, mis võimalused veel on vabatahtlikku tööd teha. Et ongi kohustused nii suured, et hakkate juba väsima nende all ja mõtlete, kus kohast kokku tõmmata. Edasi tuleb siit kaarik. No kaarik räägib mitte kiiresti edasiliikumisest, nii nagu see sauade 8-gi. Et on kiire edasiliikumine, ole ainult mees ja hoia kinni. Ma ei tea, mulle tundub, armsad sõnnid, et teie elu paneb kapates nüüd kusagile poole. Sellepärast, et ikkagi inimeste hüvanguks, sest järgmine kaart on teil ka karikate rüütel. Karikate rüütel tahab teenida. Tema tahab olla inimestele kasulik. Tema tahab inimeste heaks midagi teha. Ta on kunstnik. Tal on mingi oma looming, oma kätega millegi tegemine. Ikka jälle selleks, et inimestel oleks hea. Ja kui karikate rüütlilt ära võtta see, et ta saaks inimesi teenida, kedagi aidata, kellegi heaks midagi teha, ma ei tea, juuksed korda seada, võib-olla pesu pesta, peab olema mingi selline, võib-olla ta on arst näiteks või õde või hoopis tõesti tuletõrjuja. Keegi selline, kes pidevalt nagu inimestega tegeleb või inimeste heaks tegeleb. Kui temalt see ära võtta, siis tema on õnnetu ja kaotab oma selle elu mõtte, kaotab selle sära silmades. Karikate rüütel tahab teenida. Edasi on teil siin karikate kuninganna. Karikate kuninganna, karikate kaardid üldse on meie emotsioonid. Nad võivad olla ka sellised ülevoolavad emotsioonid, tohutu rõõm, meeletu kurbus, pisarad voolavad, ise ka aru ei saa, mis toimub. Karikate kuningannal on emotsioonid kontrolli all. Tema ei lase välja oma tundeid, lihtsalt niisama. Ei nuta võõraste ees, ei nuta võib-olla üldse, pole põhjust, pole mõtet. Tema on selline, minu jaoks on ta hästi hea õpetaja, ta on kannatlik. Ta ei lähe endast välja, kui inimene 17 korda küsib üht ja seda sama asja. Tuleb jälle ja ütleb, ma ei saa aru, kus see käib või mis sellega teha. Ta räägib, uuesti läheb ja näitab ja jälle. Tema ei karju, tema ei peksa kedagi. Ma mäletan lihtsalt vanast ajast, kus õpetajad endale lubasid igasuguseid vabadusi. Küll joonlauaga virutada, küll klassi ees mõnitada. Et tema seda kindlasti ei tee. Tänapäeval pole see enam ka üldse võimalikki, sest et kõigil on telefonid taskus ja kõik teevad kohe video igasugustest asjadest. Et õpetajad on minu meelest praegu väga sellises kaitsetus seisus, kus õpilastel on rohkem õigusi kui õpetajatel. Aga tema on hea õpetaja, kannatlik ja rahulik. Ta on ka hea sõbranna, kelle juurde võib alati minna, oma murega või oma rõõmuga. Ta kuulab ära, aitab, kui saab, kui ei saa, siis annab nõu.
kus kohas seda abi paluda. Edasi tuleb teil siin õigluse kaart. See räägib sellest, et kõik lahtised juriidilised probleemid saavad lahendatud. Ja kuna õiglus on teile tulnud, siis õiglus on teie poolel. See on selline õiglus, mida ei saa ära rääkida, kinni maksta ega teiseks väänata. Et kui teil olid mingid asjad lahti, no ma ei tea, mingid lepingud seal allkirjastamata, mingid vaidlused pooleli, siis nüüd peaksid need ära lahenema ja teile soodsas suunas. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud müntide 3. Müntide 3 tähendab minu jaoks uue projekti kirjutamist. See tähendab kuidagi minu jaoks seda, et inimene istub maha, kas paneb oma eluplaani kirja, mõtleb, mida teha augustikuus või mida teha septembris. Või vaatab näiteks seda, et millisele koolitusele minna või kirjutab uut projekti. No midagi sellist, loominguline selles mõttes inimene mõtleb, mida oma eluga edasi teha, teeb plaane tulevikuks, paneb paberile kirja. Ma ei tea, kui paljud teist veel päris pliiatsiga kirjutavad paberi peale. Mina ise olen väga vanakooli inimene ja mina kirjutan kõik ülesse. Mul on ka mälu selline, et mulle jääb meelde paremini siis, kui ma läbi asjad kirjutan. Tean küll, alles käisin koolis vana inimesena. Kõik toksisid kompuutrisse omale asju, kellel oli seal mis iganes laptop kaasas või tahvel. Mina kirjutasin paberi peale. No eks nad muidugi vaatasid, et mida sa mõttetult kirjutad, aga mulle jääb nii paremini meelde. Veel paremini jääb siis, kui ma saan seal mingid märksõnad värviliseks tõmmata. Aga see selleks, et kirjutage siis oma eluprojekti või mis iganes see teil on ja nautige seda kiiret liikumist. Olge ettevaatlik, sellepärast, et kunagi ei tea, mis see kaarik ette võtab. Mina soovin teile igal juhul väga-väga toredat, imelist nädalat. Nautige seda täiega, nautige seda Eestimaa suve, nautige seda augustikuud ja ärge ennast unustage selle raske koorma all. Ma loodan, et see läheb teil varsti kergemaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.